Täna meil on siis teemaks vaimsus ja peaingel Gabriel on siin, et sellest rääkida, sellest imelisest siis kuldse valge teest. Panen endale küünla ja viiruki. See on kõige tähtsam, et oleks ümber puhas ja läheks sügavasse meditatsiooni. Sest täna ongi see teema, milleks me oleme nagu kõik tegelikult siia tulnud, et see vaimsus, inglid, aga ilma kõige muuta ei saa ka olla. Alati on siis see minu jaoks rituaal ja avab see kustus ära. Iga element on väga tähtis ja selleks isegi need tikud, mõned tikud on paremad kui teised. Mõni viskab sädemeid, ei ole hea. See kuidagi need põlevad kuidagi liiga suure leegiga. Ja kõik on selleks, et oleksime rahulikud, rahu ja tasakaal. Kogu selle mõte tegelikult mediteerimise mõte ongi viia meid rahu ja tasakaalu seisundisse, et me oleks valmis vastu võtma inglite sõnumeid. Siis siin ma ei saa kahjuks lasta ühtegi muusikat, aga muusika on tegelikult minu jaoks üks kõige suuremaid rolle vaimsusel või üldse elus. Kui ma panen muusika käima, ma lähen kohe sinna erilisse kanalisse. Praegu ma korraks võttis hinge kinni, vaatasin välja, ma ei olnud jõudnud veel. See on nagu breathtaking, väga ilus on. Kõik on valge ja see on ka üks asi, mis inglid alati ütlevad, et teeb rõõmsaks, vaatad välja sellesse osasse, mida sa näed. Ma näen, puud on kõik härmas, imeline lumi, jääpurikad on jälle öösel tulnud. Ja kõik on, ja ongi kohe see energia tegelikult. Õues on isegi lihtsamad, hingad veel paar korda sisse ja välja ja seisatad. See ongi see, et nagu lapsena me nägime seda imet, looduse imet, aga nagu nüüd inimest enam ei näe. Aga miks? Seepärast meil on muremõtted peas, meil on argimõtted peas, meil on ka võib-olla rõõmsad mõtted, mis me teeme täna, aga me ei peata ja me ei vaata. Sest võib-olla me oleme seda palju kordi näinud ja see nagu enam ei imesta meid, aga minu jaoks on lumi alati imetlemist väärt. Lume erinevad seisundid võiks nagu öelda, erinevad, kuidas ta on iga päev erinev. Ja võib-olla jah, kõige, kui kestab üks seisund liiga kaua, võib-olla läheb igavaks, aga lumi on võrratu. Iga kord, kui aknast välja vaatad, sa näed midagi teistsugust, näed imet. Praegu on kõik udune, kõik läks härma, kõik puud on härmas. Muidu olid enne nagu, ütleme, raske lume all. Ja see kõik on nii võrratult ilus. Ja see ongi, mida sa valid vaadata? Kas sa valid selle, et sa vaatad tee peal, näe juba pruuniks läinud või sa vaatad, oi jumal, kus peab lund lükkama? Et millele sa keskendud on külm. Mina armastan talve, seepärast mul on lihtsam, aga mul oli sama probleem suvega, et ma ei armastanud suve. Mulle ei meeldinud kuumus ja kõik muud probleemid sinna juurde. Ma nägin, mul oli väga palju probleeme, mis mulle suve juures üldse ei meeldinud. Ja muidugi ka see, et see ongi vastand, et ma olen alati, juba võib-olla sellepärast mulle ei meeldi, et teistele meeldib, kes teab. Aga ma ei leidnud suves midagi eriti kiita. Aga ma õppisin nägema seal positiivset, tegin enda jaoks listi, mõtlesin välja, mis tegelikult minu jaoks suves oleks positiivne ja
40 aasta jooksul esimest korda siis nagu nautisin seda suve tänu oma nendele elementidele, mille ma mõtlesin enne valmis, et ma panin valmis ja sellest tuleb võrratu suvi ja otsustasin, valisin endale elemendid, mis minu jaoks teeb suve ja kindlasti ei olnud need, mida ütleme, ühiskond nagu pakub ja seepärast mulle ei meeldinudki, aga ma ei olnud otsinud iseennast. Ja see ongi ka tänase üks teemast, et ole see, kes sa oled, tea, kes sa oled ja mis sulle meeldib. Sest väga raske on vaimses maailmas ka nagu proovida kellegi poole pöörduda, kui sa ei tea ise, kes sa oled. Ja tegelikult sa oled ennast millekski nimetanud. Sa kuidagi defineerid ennast. Ja nii ka defineerib sind tegelikult vaimne maailm. Aga jah, see vestlus läks selle juba lahti. Mis ma tahtsin, et me läheks, et tegelikult ma soovitan kõigile, ütleme tänapäeva tehnika juures, varem oli mul laptopis, see oli lindistatud valmis ilma reklaamideta, oli väga hea. Ja oma ingliteraapia nagu programm. Et nii kui ma selle käima panin, esimene laul, lugesin palve ja nii ta läks edasi, oli super. Ja ma ta lähebki juba, sest sa kogu aeg teed sellega seanssi ja ta läheb sulle nagu tööriistaks. Et töövahendiks. See muusika, sa lähedki täpselt selle muusika sisse, et kui juba see osa kõlab, sa tead, et on see osa. Aga nüüd siis tänapäeval ma tegin siis nutikasse ja siis YouTube'i ja YouTube'is saab siis teha oma nagu valikud ära salvestada. Mul on see ingliteraapial. Esimene laul on siis kohe see, mis viibki siis palvesse ja aina edasi, siis mis mulle järjest on meeldinud, see muidku täieneb ja saad mediteerida. Ja seda peab siis korrastama, näed, valed asjad sisse sattunud. Teine asi, mis mul on näiteks kohvikumuusika, on see, kui ma teen tööd arvutiga. Nii et iga asja jaoks mul on oma muusika, aga no minu nimigi, see hinge nimi on melodia, mis tähendab tegelikult chantimist ehk laulmist. Nii et pole mingi ime, et see muusika mulle väga meeldib. Aga muusika aitab kiiresti. Võib-olla mõnda aitab rohkem lõhn või lõhnad äkki oma mediteerimise lõhn, näiteks kes massaase teevad või sellist, et võiks nagu viia või ongi see tänapäeval võib-olla hakkamegi asendama ära selle viiruki hoopis selle diffuuseri vastu, et oleks veel puhtam, et kui see tõesti nagu tossab või häirib, et mul on ka need peaingel kaabrina, mis on väga puhta eeterliku õliga ja nüüd kui ma neid kasutan, siis ma tegelikult neid natukene nii-öelda odavamaid nagu kasutan ainult tarokaartide panas, nagu ongi madala vibratsiooniga tegevus. Kasutan neid selleks ja siis puhastan selle sees kaarte ja siis puhastan ruumi sellega. Nii, aga siis peate mind vabandama, vahepeal ma pean nuuskama. See A-gripp oli ikka päris nõme. Aga algas ta mul A-grippiga, kui ma siia tulin, siia kohta, kus ma olen praegu. Ja ma arvan, lõpeb ka ja hakkab uus etapp, et see ei ole mul nagu kõige suurem probleem. Et see mind isegi, ei häiri enam. Aga siis, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõndega maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Palun tule minu juurde, kallis peaingel Gabriel, et tänast tundi läbi viia. Et nagu see iga asi on millekski hea, nagu ma ütlesin, ma ise tundsin, et see haigus tuleb ja lõpetab, et näiteks ma olin kaotanud nagu lõhnataju palju väiksemaks ja see kurvastas mind väga, et ma alati armastasin looduse lõhnasid ja nüüd mul oli ninaoperatsioon, oli ennem seda mingi plaani ja siis tuli A-gripp ja veel koroonad ja asjad otsa, et ma ei tundnud lõhna, aga järsku selle kõrge palavikuga mul tuli lõhnataju tagasi ja
ma olen väga õnnelik, kuigi pidin 3 päeva hirmsad või 4-5 päeva palavikku kannatama. On lõhnataju tagasi, et me rääkisimegi, et vaata, lõhn võib viia sinna kohe kõrgematesse meeldesse, et näiteks minu jaoks tõstab ka näiteks lilled, et kui ma seal Selgeltnägijate tuleproovi saates olin, siis et käigu pealt nagu näha, võtsin kaasa endale poeedi nartsissid ja nuusutasin seda, et ja siis sain nagu rääkida või nägemusi. Meil siin kõik on väga hästi, me oleme paigas, meil on kõik olemas. Ja niimoodi on ju hea. Ja õues siis ka, kui on kindel koht, saame siis jalutadangi, vaadata puid ja pöörduda siis inglite poole. Vaimsus ongi siis meid siia toonud, me kõik püüdame vaimsuse poole ja ausalt öeldes ma ütlen alati, et ma olen nii tänulik, et minu elus on inglid, et kuidas ma muidu teeksin oma elu. Elu viskab ette palju katsumusi ja raskusi ja mõned on minu jaoks nagu ületamatud või maadlen nendega pikalt. Aga ma mõtlen, et kuidas ma muidu saakski hakkama, kui mul ei oleks nagu ingleid. Kui ma ei saaks vahepeal ise küsida, kust siit edasi, milleks see mu elus on, kuidas ma saan aidata või kuidas ma saaks rahu ja tasakaalu leida. Meditatsioon toob rahu ja tasakaalu ja ma olen parem inimene ingliteraapias tasakaalus. Sest nagu ongi, et meil on olemas igasuguseid tumedaid olendeid, keda me hakkame täna ka me puudutama. Mul juba eile tuli selle kohta palju infot. Et räägin teile nüüd, et näiteks milleks siis on vaja seda üldse kõike vaimsust ja tasakaalu ingleid. Muidugi see on kõige kõrgemaks hüvanguks, teiste inimeste aitamiseks. Aga milleks siis veel? Aga ongi, et kui me oleme nagu teelahkmel, meil on vaja abi, siis me küsime oma inglitelt, kuidas me nende poole pöördume, kuidas nendega ühendust võtta ja kuidas vahet teha, et see ei ole hoopis mõni vaim, mõni unene olend või teemon. Me peamegi õppima seda, vahet tegema. Me peame selles sama meistriks, et meid ei lollitataks, et me ei võtaks vastu valesõnumeid. See ei ole mõttekas nagu kiristluses on, et ei, kõik on kes suhtled inglite vaimudega, oled nõid ja teemon ja tuleks tuleliidena ära põletada. Liiga ohtlik, et ütleme, et see on nagu lastele, et ei, ära mine tiigi juurde, see on liiga ohtlik, surm tapab. See ei sobi täiskasvanutele, see nõuanne. Meid huvitab vaimsus, me teame, et meil on vaja oma teejuhtidega ühendust võtta, meil on võib-olla vaja aldjatega, ongi nõiaenergia, šamanism, mis iganes, meil on vaja nendega suhelda ja lihtsalt öelda, et seda ei tohi teha, on sama, mis teismelisele öelda, et ära mine peole. Ja see ongi ju väga hea, et oleneb muidugi, milleks seda kasutatakse. Siin, aga me sellest oleme juba rääkinud, et tume tee on olemas, siis kõrgem tee. Et alati saab kõike kasutada halvasti ja kõike saab kasutada hästi, must ja valge. Ja kui su elus on mingi probleem, näiteks minul oli ja on, nagu näed, on ülekaal. Ja olen sellega maadelnud juba aastaid, olen kõike teinud ja ei ole see, et ma üldse ei teeks, ma teen liiga palju või mitte liiga palju ka, aga ma paastun, ma jalutan 10 kilomeetrit, ma võimlen, ma tantsin, ma söön tervislikult, teadlikult ja kaal ei liigu ikka. Ja ei liigu. Ja mis siis on? No küsidki inglite käest. Esiteks oli see karma. Vot, et nüüd hakkavadki, kui inglite raapas võivad tulla vastused, no kas enda on teiste kohta alati lihtne, ei puuduta, aga endal võib-olla mõnikord ei ole kas valmis seda vastu võtma või pole nagu õige aeg, et see saaks tervendatud, et siis ei saa. Aga esimene vastus üldse aastaid tagasi oligi, et on karma. Ja ka sellepärast mul juhtus esihambaga üks asi,
et oli ka tookord, et noh, pooleks murdus, noh, ilukarma oli ja et ma olin väga halvasti öelnud ja tegelikult mõtlesin ka edaspidi nagu inimeste välimuse ja keha kohta noorena. Ja see nagu mädanes ja siis mul oligi, kui mädanesin ja sest mu mõtted olid halvad ja kuna ma olen nagu vaata korra ära surnud, mul on kiirkarma, mina pean selles elus need asjad ära tegema, aga mõned mõtlevad, et teevad halba asju, aga nagu et jumal ei karista või see ei hiti ja järgmises elus siis järsku mõtlevad, kust meil tabavad kõik need katsumused, raskused, aga see on eelmise elu asjad ja neid on ära neid mõõdetud, kaalutud ja siis saab selle karistuse ja kuna mina käisin seal kaalumisel ära, siis mina sain nagu selles elus nüüd selle kenasti ära kanda. Et kaotasin hamba, sellega ei läinud üldse hästi, nii kaua kui ma täiesti mõtted olingi ära muutnud ja ma ei mõtlenud enam inimestest halvasti. Käisingi ka palju massööride ja inimeste juures, kes inimeste kehadega tegelevad ja imetlesin, kuidas nemad suhtuvad inimeste kehadesse, ei hinda neid ja kõik muu. See oli ilukarma, et ma väga halvasti, no esiteks oligi see, et mind väga kiideti liiga palju lapsena, et see ego viis üles, et võib-olla isegi teenimatult või ma ei tea. Minu jaoks tundus nagu absurdne isegi tookord, et mulle ei meeldinud nagu klassijuhataja näiteks kiitis kõik ilusam tüdruk klassis ja mõtlesin, et minust on Aila ja Merili ja kõik need ilusad ju. Mis võistlust, mul siis veel ei olnud mingit. Aga ilukarma ma sain ja siis oligi üks lause, ja pean teile siin ausalt tunnistama, sest ega oma näiteid saab ainult kasutada. Ja just mündid ja suled oli ka see, mis mul oli märk, et millest rääkida. Et no üks münt oli mul teise kohal, see oli ka üks siuke, mille ma nüüd näed, saan heaks teha, et üles minnes mul nagu südame peal ei ole seda raskust, et kannangi ära karistused, nii-öelda need ongi need karistused ja seepärast me ütleme, et jumal ära pane meid karistuse sisse, loodame, et see oleks pehme. Ma saaks kergelt läbi, aga ei, me ei pääse. Karma on seadus ja pean selle siis ära kandma, pean seda tegema. Ja üks oli siis kole lause, et noore, ma olin juba tegelikult 19 ja ma olin siis peenike ja ühe tüdrukuga arutasime teisi, et vaata, miks on nagu nii toredatel, ilusatel meestel nii koledad ja paksud naised ja armastavad neid, kuidas nad üldse nendega magada saavad ja peaks vist nagu koti pähe panema või ma räägin ikka teismeliste siuksest lõõpimisest, et nii koledad ja paksud, et nad ei peaks üldse siin maailmas olemagi ja ennem noorena ma mõtlesin, et kindlasti et kõik peaks trenni tegema või midagi, et mis mõttes nad paksud on, et nad ei peakski nagu siin maailmas üldse olemas, ausalt öeldes ma mõtlesin, mitte päris nii, et ma nüüd läheks nagu Hitlerina neid ära hävitama, aga nagu tundus, et nagu neil polegi mõtet midagi teha, kui nad paksud on. Pointless, ise olles täiusliku kehaga on ja liivakeel, peenike, täiuslikus kaalus, ma olin väga sportlik trimmis. Ja siis mõtlesimegi, et edasi siis, et kuidas siis, miks meil ei ole siis kaasat ja siukestel siis paksudel on lapsed ja kaasad, kuidas nad üldse tegid neid. Ja võt, oli siis noorena, siis surin ära ja sain selle kõik nüüd enda peale, nüüd pean ise, ega sa ei mõista ennem, kui sa ise läbi ei koge, on ju. Nagu inglid mulle alati ütlen, mõistad neid, kui sa oled selle ise kogenud, et muidu ongi need hinnangud, asjad, kõik on ju lihtne, ja sain selle karma siis endale ja nüüd kuna see hakkabki nagu lõppema, mõtlesin, miks ma varem seda vastust ei saanud, miks mul ülekaal oli. Et alati siis see toimub siis mingi füüsilise põhjusena ja et see karma sul nagu tuleks. Ja miks mulle meeldinud ka siis suvi, nüüd ma saan aru, miks ma kõike muidku räägin, sellepärast, et nüüd siis tuligi aeg, ma küsisin uuesti inglitelt, küsisin oma kehalt, mis ma saaks teha, et saada peenikeseks ja oli üks asi, kelp, jood. Mul on kilpnääre suurenemine, või see kilpnäärme probleem, joodi ei ole, hormoonid on paigast ära ja mis iganes ma teen, ma ei saa kaalust alla võtta. Karma. Vot. Ja nüüd sain teada, võtsin, nii kui ma selle ära võtsin, mul läks kohe 3 kilo selle veega. Muidugi oleks mul täna ka peenem, aga ma ei tea, kuidagi täna sain paista minna millegi peale. Ma ei tea, millest, aga allergiline reaktsioon ka, et muidu oli käed kohe peenevad 3 kilo nagu seda vett. Ja kui edasi veel ongi
rääkida, siis ongi organism viskab vee meile, et uhta ära siis need liigsed ülekaalud, aga ta ei saanud hakkama selle varuga, ta ei saanud mitte midagi hakkama, kui see ainevahetus ei tööta, kilp või see joodi pole, hormoonid, kilpnäärahormoonid ei tööta ja ongi, siis juuksed langesid ja ei meeldi päikese käes olla, et kõik väga aru saada. Ja samas, kui mul hakkas alla minema, siis tegingi neid asju, milleni me siis jõuame veel teise jutuga. Nii et selle ma sain siis ise teada, sain kätte, et ongi aega nüüd, kus karma on kantud, saan ma alles vastuse, et seda teha. Et nii kui siis, kui te ei saa vastust kliendile, sa ei saa lõpetada, peab teekonna läbi tegema, pidin oma nahal selleni jõudma, et seda teada. Seepärast mõnikord ei vastata me palvetele, pole õige aeg. Ja siis alati võibki küsida, mis ma siis veel pean õppima, mis siis veel on teha, et saaks kiiremini läbi. Kui vastus tuleb siuke üldisem, siis see ongi õige, uskuge seda. Et muidugi tulebki uskuda ingled, et sa said selle vastuse õieti ja alati tuligi see teekond läbi teha. Või kui teile antakse mingeid tundelisi asju või mõtteasju, siis usaldage seda, selles peitubki võti, et seda läbi teha. See toimub mingi mõttes, alati midagi, mida me mõtleme. Ja siis, miks meil on sellised inimesed olemas, milleks me üldse koolitame teid, mind, miks me õpime seda? Sest mõnikord on mõni probleem raske ja me ei ole valmis neid sõnumeid vastu. Nagu me hakkame kahtlema, kas me kuulsime õieti, kas see on see õige. Ja nii nagu minagi küsisin oma abikaaselt, kuna tema kanaldab ka ingleid selle jaoks nõu ja tuligi samasugune vastus, nagu ma ise olin saanud, aga teisel põhjalikum, nagu Taavi kaitseinglilt, et ongi, et hormoonid tasakaalu, naistel ongi vaja tasakaal tulla, nagu see tuli veel pikem, nagu hästi põhjalik selline teadus, et näiteks, et kui naistel näiteks tuleb see, et vaata tahad kõike süüa päevadega, siis paned meresoola, klaasi, paned külmkappi ja jood paar lonksu seda meresoola vett, et see tasakaalustab hormoone. Et hormoonid võivad tasakaalust siis minna igalt poolt. On ajuripad, on kilpnääre, on neerupealsed, on munarakkus, et kõiki neid hormoone, tegelikult ongi see, on energia, et me oleks mees ja naine, et me teeksin asju, tähtsatest siin hormoonid, ajuripad, see on nagu meil jumal, tundub, peitub seal peas. Ja need hormoonid tuleb siis tasakaalu viia ja ongi meresoolavesi, meresoolaga puhastamine, näed, ka mina olen rääkinud sellest, et energeetiliselt puhastada, ka seega näed, puhastab meie keha ja viib tasakaalu. Tants, mis hoiab tasakaalus, üldse tasakaalus hoidmine, aitab sul tasakaalus hoida oma keha. Et miks ma nagu hakkasin ka ennast paremini tundma, kui ma näiteks kasutasin korsetti, sest see hoiab meid paigal, nagu korsett, nagu pilatas näiteks. Et me oleks nagu tasakaalus, et kui meie keha ei kõigu kuhugi poole, näiteks ma hoidsin ühte õlga üleval kogu aeg, siis ka meie elu ei kõigu, et me peame olema tasakaalus, olema hästi. Ja siis ongi see rohelised sisaldavad neid asju kõik. Kelp on ise merevetikas rohelised lehed soolaga. Ja ongi rohelised lehed soolaga ja rahustab maha hormoonid ja ei söö palju. Et sööd seda õiget asja, nagu me oleme rääkinud, toit on ravim ja nauding. Aga see kõik, kui see on hingele, seda ei ole nagu nii palju, et see peaks ülekaalu tekitama. Näen, ma olen nii pika tee läbi käinud, ma olen palju sellega teinud, see oli minu küsimus, millega mina täna maadlen. Ja muidugi see ülekaal toobki siis neid teisi asju ka, et ma ise nüüd kannatan täpselt samade mõtetel, mida ma nagu välja saatsin või mis ma mõtlesin. Ja ma tunnen, et ma sain nii suurt abi. Ma loen seda mitu korda, vaata, miks on ka Taavil on väga hea, et saada kirjalikult, et kui see on väga tehniline, et neid lauseid, et lugeda mitu korda, et kui sulle antakse laused, loe mitu korda.
et see läheb meelest ära, et inimesed ka näiteks tulevad, maksavad, on ju, selle teraapia eest, on ju, ja siis lasevad ühest kõrvast sisse-välja, ainult küsivad edasi seda, mis efektis. Et miks oli see ka, et paber ja pliiats oleks juures. Et sa kirjutaks selle jumaliku lause, jumala inglite valgusest tulnud lause ülesse. Ja siis, kui sa jääd hätta, sa korrutad seda endale. Et näiteks mulgi siin näed on üks väga paber, mis on mul taskus olnud ja minu probleemi, mis mul on, et mõtle ja soovi ja räägi vaid head. Mäleta vaid head ja lase halval ning valusal minna. Oli nagu üks asi, mis mulle öeldi, ma kandsin seda taskus, et teha tööd. Et kui see inglitelt tuleb see lause nii endale kui teistele, et seda, et siis on ühe korraga nii ära. Mõnikord saab ka. Aga üldiselt tuleb teha tööd, see võib võtta nädalaid, kuid, aastaid ja ühe lausega teedki tööd, kuni on tehtud. Ei ole nii, et võlukepiga ja ongi puhas. Või teed mingi ja ongi terve. Ei ole. Tuleb tööd teha endaga ja selle lausega. Mõnikord saame rutem läbi, mõnikord võtab rohkem aega. Ja eelkõige, nagu ei salli ma ka tänamatust. Ütleme nagu inglid, kõik on tänulikust. Et kui teiegi võtate, et see ongi see, et inimene annab ka raha, et seda austab, seda, et võetigi sealt energiat, energia ei ole kunagi niisama. See, mis võetud, tuleb tagasi anda. Ja seepärast ongi, et inimene austaks seda, mis talle anti. See tuleb ikkagi, valgust tuleb inglitest. Ja ma isegi ei mõista praegu lõpuni või näidata, mida see tegelikult tähendab, selle energia võtmine, nende sõnade, selle lause kasutamine. See muudab elu, sellel on suur kaal kuskil, mida täna ei pea teadma. Aga nüüd ma räägin teile näite sellest, kuidas minu elus see palve ja see tagasiandmine siis toimis. Ma tegin abikaasale kingituse. Dressipüksid sünnipäevaks. Ja ma veel küsisin sealt teenindaja käest, ongi, et miks igaüks peab oma nagu hetkel olema parim. Ma küsisin talle siin nagu hooletult ja tegelikult see oli meeste reas olid ja täitsa meeste moodi dressipüksid, aga tegelikult olid, seal oli sildi peal. Oli tegelikult, kui ma pärast vaatasin, see oli nii peal ja et ma ei vaatanud, et see oli naiste oma hoopis. Ja umbes kinkisin ära ja siis pärast ma unustasin sildi peale ja vaatasin naiste oma. Mis õnnetust. Ma läksin nagu päris šokki. Ma olin nii kurb. Nad ei olnud ka mitte kõige odavamad ja et just ma nagu küsisin ja veel nii hullult tänasin teda, et ta aitas nagu valida, kas M või L, aga tegelikult oligi vale nõu ja see ei sobinud ja ma olin väga õnnetu ja ma ei teadnud, mida teha. Ja siis nagu kuulsin ingli häält, et maga hommik ära. Ja hommikul enne ärkamist kuulsin ingli häält, et mine ja vaheta need ära. Päris selgelt niimoodi une ja ärkvel oleku vahekul ütles, mine vaheta need poes ära. Ma ärkasin kohe üles nagu nõelast ja sätsin ennast valmis ja joonud isegi kohvi ja läksin poodi. Terve tee ma veel palvetasin. Kallid inglid, palun aidake, et see juhtuks imeliselt ja veel teisi sõnu, samas nagu mitte suunamata. Ma tahtsin nagu hakata suunama, aga see on need kõige kõrgemaks nagu hüvanguks, et tuleks veelgi parem lahendus ja kõik laabuks hästi. Ma olin muidugi päris närvis, aga kuna inglid olid minuga, ma palvetasin, ma sain jääda rahulikust ja sundsin, et vaadake ilus on väljas. Pigem, et ma ei saa nagu nii mitte midagi muuta, kui ainult palvetada, lahti lasta. Et seni, kuni ma sinna kõnnin, ma saan nautida loodust. Tegin isegi oma channelisse video ilusast lumest sammudes sinna. Olin rahulik. Olin ka rahulik seal, et sain tänu sellele, et ma olin palvetanud ja esitada oma palved. Ja ime juhtus minu jaoks, et mul vahetati selle, ma olin sildid ju ära võtnud ja juhtus ime ja see vahetati ära, ma sain meeste püksi tasemele ja mul oli kaasas siis, ma tegelikult olin ikka, ma tahtsin tänuinglit võtta, tulla siia office'isse võtta, aga ma olin ikka natuke närvis, unustasin selle ära teha, aga mul oli alati rahakotis mingid nagu need tänuinglid, nagu inglimärgid, et anda inimestele, kes minu teekonnal päriselt nagu aitavad või vastu tulevad. Ja siis, kui ma sain selle, tuligi nagu see nii suur tänu selle naisele ülevoola ja ma andsin talle, et ma olen väga tänulik, et sa mind aitasid ja
ja tema naeratus, ta oleks nagunii naermas, ma annan selle oma lapsele. Ja see oli tõsiselt imeline, mitte imelik. Ja ma olin nii tänulik, kui ma sealt ka välja tulin, et see juhtus. Ja siis ulatati mulle kätte Toidupanga, et täna just nad koguvad. Ja siis ma tundsin, et see naine nagu säras, nagu ütleme, nagu ma vahepeal näen nagu ümber, et säras. Ja ma teadsin, see mulle märk inglitelt, et ma tundsin seda tänu ja mul tuleb nüüd see valgus tagasi anda, mida ma küsisin. Ilma kõhklemata, ilma kahtlemata ma läksin ja ostsin siis neid asju, mida ma tahaks nendele lastele või nagu sinna ja panin Toidupanka siis selle ja andsin selle tagasi, et teadsin südamest. Andes oli nii suur tunne, aga see oli see, et ma andsin valguse tagasi, et ma ise sain, ma olin tänulik ja ma andsin kohe tagasi, minu käest nagu küsiti, kuidas ja ma õigel ajal siis reageerisin. Ma pean tunnistama, et ma olen ka vahepeal mitte teinud niimoodi. Tulevad tumedad mõtted pähe, et mul ju 3 last, mis ma annan või ma peaks seda või endal on vähe, aga ei, kui on selline hetk, sul on alati palju anda ja selleks pärast mõtlesingi, aga see on ju universumile ka nagu kinnitus, et jälle teise asjaga, mis tegelikult, et mul on alati palju anda, et ma ei andnud ju, et ma ei panegi tähele tegelikult seda summat, mis mul läks sinna. Ja see ülevoolav tänu algas palvest ja lõppes. Et nii siis on ka kogu see energia. Ja nii ka on see, et kui sa kedagi aitad, tema peab ka olema tänulik vastu talle. Sina teed talle tegelikult elu lihtsamaks näiteks sellega, et sa määrad selle annetuse või selle summa või kuidas teil on see suhe. Raha on kõige lihtsam, see on energiavahetus ja sa jätta teda endale nagu teenijaks või orjaks või nagu ta jääb sulle muidu võlgu, on mul inglid öelnud, energia võlgu. Ja kas selles elus või teises elus ta peab selle sul heaks tegema. Et mõnedele nagu tahad anda, aga ja aitad sellel hetkel, aga et paraku iga asi, mis sa võtad, mis sa annad, selle peab nagu tagasi andma. Ja see inimesed annavad üks hetk tagasi, kui sa oled andnud. Et see oli siis ime. Aga kõige imelisem oli see imeline tunne kõige selles, kui õnnelik ma olin. Ma ei tahtnud mitte midagi muud teha, ma tahtsin selles õnnes lihtsalt olla koju ja ma olin nii rahulik ja nii õnnelik. Ja see on see, miks on hea, kui meil on inglid elus, tänapäeva elus, kuidas teisi inimesi aidata. Ja ma ütlen, et täna läheb pikemaks. Et ma alustasime natuke hiljem, et meil on veel rääkida. Nii, siis milleks veel inglid, kui sa lähed ingli õigest kohast vihik lahti, on mul see märkmine. Ma otsisin ühte asja, mul on palju vihikuid, aga kui nagu küsid ingrid, kus ta energiat on vaja või sulle vastust ja see vastuspalve tuleb see, et sa võtad lihtsalt õigest kohast lahti vihiku. Seda vihikut ei olegi mul praegu, sest ma tegingi sealt selle ümberkirjutuse. Mul oli üks õpetus ja ma sain täpselt selle õigest kohast lahti. Ja sa tunnedki, et energia voolab, et kui seda on vaja, võtad mõne raamatu, sa teed palve, võtad mingist kohast kinni ja täpselt õiges kohas. See on jumalik ajalstatus ja jumalik sünkronisatsioon. Et kui sa tahad, teed palve, sa pead olema õigel ajal õiges kohas, et vastus tuleb jumaliku sünkronisatsiooni kaudu. Sellepärast pead olema rahulik ja tasakaalus, nagu ongi, kas või vaatad loodust, vaatad, et rahuned, et seda õigel ajal vastu võtta. Ja kui tuleb pähe mõte, mis iganes, kas või võtta näiteks pastilli enne väljaminekut ja siis märkad, oi, ma oleks näiteks võtmed maha unustanud või midagi. See kõik on nagu vajalik, et vahepeal nagu antakse sulle üks asi, mis viib teiseni. Ja nii on ka alati nagu, kui inglitelt küsid inimese kohta näiteks, siis tal antakse üks asi, üks lause, mida teha, aga see toob kaasa sellise jada. Ja nagu mina näen seda jadat näiteks, seda on raske seletada inimesele või teisele edasi anda, aga see jada on seal. Alati ongi raske tõlkida, sellepärast on ka hea nagu see selge lause, mida me saame inglitelt. Nagu üles kirjutatud selge lause, et seda ma olen tähele pannud, et inimesed tihtipeale mõistavad kaheti, tahavad näha seda, mida nad tahavad või elavad oma selles probleemis ja ei võtta seda lauset nii nagu vaja.
aga kui lause on üleval nagu advokaadid, inglid on väga sarnased advokaatidele kuidagi, see lause on vääramatu. Alati saab muidugi sealt lugeda mida iganes välja, aga tihtipeale need laused ja vahepeal me ei mõista nende lause tuuma ja siis me ei saa neist aru. Aga lause on. Ja nüüd tulebki järgmine, mida inglid alati soovitavad, et kirjuta üles oma elu afirmatsioonid. Nii endale kui ka inimestele. Sina võid kirjutada talle lauses või öelda talle selle lause. Sa võid, kui sina saad inglitelt, võtad, nagu ma ütlesin, näed, võtan ja kannan seda igal pool kaasas. Nii kui see mõte tuleb, teen tööd. Varem olid mul, kui ma alustasin algajal, siis mul olid need, ma ütlesin, raamatud kandsin kaasas, et inglite sõnumid, vaata, need on üldised, aga need ka aitavad. Aga need on siis juba spetsiifilised ja aitavad. Ja kannad kaasas, paned endale laua peale või käekotti või kus sa teed ja teed sellega tööd. Ja nagu ma ütlesin, minul ka õigest kohast lahti tuli, siis täna me räägime sellisest asjast nagu kirjuta oma elu afirmatsioonid. Nagu see teadus on siin. Et on olemas siis sellised, et on inglid muidugi, on ju. Ja nende vastased, et noh, ka ütleme, need minuse karma või selle sai kindlasti panna nagu kuhugi ühe tšakra õppetunniks. Ja iga tšakra juures on siis oma see tume hingel. Ja meie räägime täna, kuidas neile vastu astuda. Et kuidas, kui mul on, siin leiate kõik oma väga rasked teemad, millega maadled, tegeled, võitled. Ja kuidas siis talle nagu vastu astuda? Ja selleks soovitame, et nüüd tuleb see ülesanne. Paneks kohe kirja, et see on nagu ülesanne, et see on see siis, mida järgmine nädal teha. Et võtame nagu, kujutad endale ette kõik tšakrad ja hakkad, selle ma valmistasin eile ette siis. Mõnus, mõte, mulle meeldib värvidega teha, et mul oleks endal ka selge, need tšakravärvid oleks selged, energiad oleks selged ja juba nagu need tunded. Et kujutad ette kõik tšakrad nüüd ennast peale hästi alad alla, nii. Maaühendus, juurtšakra punane, tšakraaltšakra oranž, päikesepõimik kollane, südametšakra, see ilus roosa ja roheline tärkava, leheroheline, kurgutšakra, kolmas silm, kroontšakra ja jumalaga ühendus. See on natuke teistsugune, nagu ütleme joogades või mujal, aga minu jaoks ka see oli nagu uus ja väga mõistetav, et nagu osad tšakrad on meie kehas, aga see jumalik tšakra, nagu see kuldne, mille kaudu siis peaingel Gabriel räägib ja ütleme see, praegu me oleme täna siis aktiveerunud, on meil siis peast väljas see tšakra ja me räägime inglitega, see valge kuldne jumalik tšakra on siis meie kehast väljas ja meie jalgadest väljas siis nagu maa sees on maaühendus. No täitsa uus asi minu jaoks, mitte juurtšakra, aga maaühendus ja ka seda räägib, et tema ingel on siis peaingel Aasarel ja ehk surmaingel. Ja nüüd on ka seal juures midagi rahaingel Fortunata, nagu see ongi see ilus must ja tumeroheline, mida me rääkisime ka küllusjuures, vaat see tumeroheline, nagu suvised lehed ütleks. Nii, ja siis seal üleval on siis jumalik tšakra ehk peaingel Gabriel on tema valdkond ja siis ongi, nagu Jumal ütles, must ja valge, kõik vikerkaarevärvid seal vahepeal. Selline õppimine, väga mõistlik ju tegelikult. Must ja valge ja tänagi meil on see teema vaimus must ja valge. Et üks hetk see läheb nagu kaalud. Ei ja jaa, halb ja hea. Üks hetk see taandub sellele, nagu ma ütlen, mina käisin üleval, surin ära, kaaluti need heateod ja halvad teod, pigised mündid, heateod, suled. See lõpuks oli must ja valge. Ei olnud seal mingit vabandusi, ei mitte midagi. Seda mõõdeti mingite asjade järgi, aga lõpuks see taandus ikkagi ei ja jaa. Nii, nüüd me kujutasime ette siis selle maaühendus ja see tšakra ja kõik need vikerkaare värvid siis siin vahel. Ja täna me siis teemegi sellise, ma teen läbi, aga need on minule antud afirmatsioonid, osas saate te kasutada, aga ma
innustan teid juba praegu kaasa mõtlema, et iga tšakra juures maadlete te mingi ülesandega. Nagu ma ütlesin, on alumised õppetunnid ja ülemised. Et kindlasti on seal midagi, kui see ei ole päris lõpetatud. See ka võimalik. Aga ma ei usu. Et päris lõpetatud oleks, sest ma tean, et see peaks surnud olema või üles tõusnud nagu Jeesus. Et siis meil pole siin enam midagi teha. Seega, meil on alati mingi tšakra juures mingi õppetund. Ja kui me nüüd lähme, et see oli siis maaühendus, peaingel Aasarel, nagu ta nimedaks surmaingliks, ja teisel pool on hirm. See on energia. Tiimon, kohutav oled. Ja kuidas me temaga siis võitleme? Selleks me kirjutame endale laused ja see lause on usalda elu. Julgus elada oma elu. Ja sinagi võid mõelda nüüd, mis on sinu maaühenduse probleemid. Et kui sa raamatus räägibki pikemalt sellest esimesest tšakrast, nagu ma ütlesin alati, ma viitan raamatule, et ilma raamatuta on natuke raske seda kursust teha. Seal on pikalt välja seletatud kõik need aspektid. Ja kui nüüd mõtled, millises mures sina oled seal maaühendusega ja millise lause sa kirjutaksid sellele probleemile. Aga üldine on siis julgus elada oma elu ja usalda elu. Nagu ma ütlesin, seal on kõik seotud elu, surm, elu ja ka raha. Et nii usalda elu. No see on väga sügav lause. Nüüd lähme järgmise tšakra juurde. Kujutame seda ette. See on meil seal siis sabakondi juures, punane, tuksuv, kohe nagu laava või kuskil koopas mul tekib see pilt, juurtšakra punane, juurtšakra õppetunnid, peaingel Uuriel on selle valdkonna ingel. Ilus ja punane, tore, aitab meil õppida. Ja vastand siis see kole koll on viha. Viha. Ja mida me talle vastu paneme? Kuidas me siis selle kuraadi sarvest ja kuidas me selle teemoniga maadleme? Siis neil on sarved ka mõnikord ja vist. See väljendavad Eesti vanarahvad taskus. Vaata Eesti vanataat ja see sulane jaen ja vanataat ja siis alati siis maadlesid selle vanakuratiga. Niimoodi lastele õpetasid, et alati muidugi ka rumal, keda sai ära kavaldada. Ja saabki. Ja meil on selleks need laused. Nüüd me oleme väiksed kavalansud, et võita ära need teemonid siis endas või kui me kohtame neid teistes inimestes ümberringi. Mida me siis ütleme vihale? Ma olen vägev. Ma olen lõvi. Ütlen mina, sest ma olen lõvi tähtkujus. Aga sina ütle, et mis tähtkujus sa oled. Sest sa teaksid, kes sa oled. Kui sina tead, kes sa oled, sa tead oma väge. Ma olen vägev. Viha vastu on veel üks, mis ma siinkohal nagu kirjutasin, lausta viha ja kurjus nutika naljaga. Kui sa kohtad kedagi. Teater lahustab vihavad see komöödia, stand-up komedid, vihikud naljadega, anekdootide vaatamine, see kõik on viha lahustamiseks väga hea. Need laused olid see, et ma olen lõvi või need on nagu sobivad teile, sobivad spetsiaalselt nagu mulle, et teie mõtke nagu siia vahele nagu oma lause. Et mis, kui see on viha, see on juurtšakra peal, millega sa maadled ja leia talle selline vägev lause. Nagu kanaldadki, küsid näiteks peaingel Gabrieli käest, mis on minu lause. Mis on minu lause selleks? Ja et seda tegeleda selle tšakraga. Järgmine on tšakraaltšakra. Imeilus oranž, apelsiini oranž, imed, ettevõtlus, lapsesünd, peaingel Haaniel, imede ingel, imed ja kõik ilus. Ja kes siis seal kohtame veel seda koledat? Tema nimi on eesti keeles Himurus. Need on vanas keeles natuke kristlikus, aga nagu kõige paremini ütlevad Himurus. Last on inglise keeles. Ja kuidas me siis talle vastu? Ma olen truu.
Ja siin ma leidsin, ma olen truu, mitte ainult nagu seksuaalselt, vaid ma olen oma elule truu, oma elu eesmärgile, iseendale, oma elule, sellele, mis on minu põhimõtted ja kes ma olen. Ma olen truu ja ma olen truudus. Ka see omadus, truudus. Ja päikesepõimik, imeline kollane päike. Mina, peaingel Tšoofiel. Ja kes on vastas? Uskumatu nimi, aga laiskus on selle teemoni nimi. Ja minu jaoks on lause, ma olen ilus. Ma olen imetlus. Ma olen ilus, ma olen imetlus. Et olla ilus, pead olema väga hoolas. Mul on siin ka nagu tegelikult on ilus virkus. Tal oli see laiskus on nagu ütleme, teine õpetus oli see overwalk, ületöötamine. Mul see natuke inglise keelt tuli kogemata sisse, sellepärast, et ma rääkisin inglise keeles seal Melody ja Code'i channelis, aga vaat siin on nagu virkus, on see üks tema lause, kui ütleme sealt õpetus. Ületöötamine oli veel üks. Ja ütleme, et see tumedusel on ka nagu see vend, et need on 2 tükki, mis on ka nagu millest tegelikult kristlikus või seal ei räägita. Et näiteks laiskusel on vend siis ületöötamine või õde või nagu 4-alasel vennad teemoni nimi, siis on laiskus ületöötamine ja siis oli keskpunkt oli see lause oli virkus, aga virk, et aga minul selles õppetunnis veel on ilu. Ma rääkisin teile, näed, miks ma sellest rääkisin, millest ma alustasin. Alati mõtlen, miks ma räägin nagu mingeid asju, nüüd ma saan aru, see jõuab 8-ni siia. Ma olen ilus, minu jaoks oli laiskus, iluga tegelemise asjad, et imetlus ja päikesepõimik ja selle tumedad asjad. Ma olen imetlus. See on seotud elu eesmärgi. Nii, võtame järgmised. Südame tšakra. Siin. Ja need on 2 värvi siis. See on see, nad on koos peaingel Tšaamuel ja peaingel Rafael. Ehk tervendusingel. Sädelevad ilusad inglid mõlemad koos. Võrratud lemmikud. Ja ma ei saa öelda lemmikud, kõik, lihtsalt see armas energiat puudutad, see kohe see tuleb, see energia. Ja kes kolmeid seal siis ootab? Ihnus ja tema vend laristamine. Võtan nagu seda juurde. Ihnus ja tema vend laristamine ja keskel on siis, mis lausega me temale vastu astume, mis lausetega me lähme on, ma olen armastus ja ma olen küllus. Ma ise olen küllus. Minu seest tuleb küllus. Mul on nagu kõigil anda ja mina ise olen armastus. Minust kiirgab armastust. Ma veel kordan üle, ma võtsingi see, mul ei olnud siia kirjutatud küll, aga et kordame üle, selle raamatus, et hirmu see sõber või nii-öelda teemon oli veel ka huljulgus. Ja too lause oli siis vaprus, millega vastu minna. Viha oli ohver, tema sõber, ohvrimeelsus ja see oligi rõõm ja armastus oli tolles õpetuses. Himurus oli siis, temal oli nagu üle, ütleme, see last ja teine on siis see tsölipaat ja siis ihnus. Heldus ja laristamine. Aga jah, see läheb vist keeruline. See raamat on need teised, praegu räägime sellest, aga nagu ma puudutasin seda, et olid ka teised laused, siis näed, need laused siis tulevad alati, et see teeme asja lihtsamalt. See tabel siis ongi, et hirm, viha, himurus, laiskus, ihnus on meil nüüd praegu võetud ära. Jõuame teise pooleni, et ja hirmu vastand oli siis peaingel Aasarel, viha peaingel Uuriel, himurus peaingel Haaniel, laiskus peaingel Tšoofiel, ihnus peaingel Tšaamuel ja Rafael. Aplus on nüüd teine teemon ja jõuab kurgu tšakra. Peaingel Miikael, imeline Miikael, sinine. Peaingel Miikael
ja aplus. See on ehk inglise keeles on nagu voracious, see on nagu aplus nagu kõiges, mitte ainult söögiga, vaid ka asjadega. Kui inimesed tegeleb selle tumeda energiaga, siis ma olen näinud, et ta nagu ostab kodu ka asju täis. Kõike ta tarbib, teenuseid, asju, lihtsalt kuhjab, et see aplus ei ole üldsegi seotud nagu ainult söögiga. No vastand on isutus. Ja nagu keskmine sõna oli see mõõdukus, nagu, aga aplus, minu laused on, ma olen laul, ma olen sõna ja alles siis tegu. Et sõnad ja teod, ma olen sõna, ma olen tegu. Need kindlasti võite ka ise kasutada, et see on nagu siuke nagu väga vägev, et vot kurgutsakra on laul ja laulmine tasakaalustab seda ja see õppetund. 3. silm. Peaingel Saatkeel. Ja see koll, kellega me nüüd võitleme, on kadedus. Ja ta vend on märterlus. Need teemoni nimed. Ja kuidas me siis temale vastu lähme, ma olen selgeltnägija. Et see oli see lause. Et kui on nagu alumised õppetunnid nagu kadedusega, siis võib-olla on teised nimed siin. Et ütleme, oli see kadedus, see on nagu inglise keeles on see jealousy, aga see nagu minu jaoks, või see on tõlge mul, aga see kadedus nagu ja märterlus, nagu mõtledki selle vahepeal nagu see tume energia on, et see nagu kadetsed teisi või annad kõik ära, nagu see märterlus ja keskmine on siis see lausa nagu lahkus on see üldine, aga selgeltnägija, ta tegeleb ka selgeltnägemisega, see 3. silm, et ma näen asja nii nagu on. Ma olen selgeltnägija, see lause. Et seda tasub raamatust nagu vaadata kindlasti, võtta see ette, see koht. Et mõista seda selgelt nägemist või nagu, et vaata ongi, et see selgelt nägemine oleks, et näha ingleid ja maailma peab selle õppetunni kõik korralikult ära tegema. See on siin raamatu ees. Et uurida, siis see on ka nüüd ülesanne, uurida seda kindlasti, seda tšakrat, siis kui tahate paremini näha ingleid, tegeleda nendega, mis me siis pöörduda peaingel Saatkeele poole, tegeleda sellega raamatus, ma ei tea, minu raamatus on 73 leht, on see kõrgema meelekeskus õppetunnid. Et tegelikult see ongi, et vaata, miks me räägime, kui nüüd võtta raamatki lahti, et uurida seda peatükki nüüd kindlasti, et see vaimsusega siis seotud, need tulevadki nüüd kõrgemad, mis nagu pea nagu räägitaksegi vaimsuse poole ja vaadake, kuidas te olete nende õppetundidega seal. Et näiteks siin ütleme kõrgem te kindlasti olete seal, kuna te olete siin meditatsiooni tasandiks, kuna sa saavutad oskuse vaigistada oma meeled nii, et sa saad ühenduses olla oma kõrgema mina, inglite maailma ja Jumalaga. See on 4. õppetund selles tšakras. Sealt teised asjad ära teinud. No kadedus on, ta oli seal. See tume, mis nagu umbes siis võib-olla sealt nagu lükkab ära niimoodi, et sa ei tegeleks, et ei areneks kõrgele. Et miks on see 3. silm, Türgi silm ja 3. silm ja kadeduseks nimetatud alati. Ja kui me te ära teete, siis te kõik saate näed Jumalaga suhelda. See on nii loogiline jätk, 5. õppetund, sa suhtled Jumalaga, see on su elu osa. Vanad eestlast ka näed, suhtlesid ju tegelikult Jumalaga, nad läksid puu juurde metsa.
Taara usk. Nad olid palju seda läbi teinud, laulsid ju palju. Muidugi arvata on, et see čakra oli väga hästi. Samuti teed sa koostööd ka kõigi teistest vibratsioonist pärit olenditega, kes just nagu on sinu unikaalsel eluteel. Et tuuleema või kui nad tegid vilja, nad palusid abi maailma, mis iganes sa teekonnal sul, me rääkisime, mis iganes sa teekonnal oled, äkki satud metsa, sul on vaja, ma ei tea, kivi, päkapikke, mehikestega, nendega on iga asja juures on oma olend, et nendega suhelda. Et muidu tegid nagu vilja, aga siis oli vaja metsast läbi minna ja oli vaja selle ingliga suhelda. Et selleks oli nagu väga tähtis osata seda ja siis vaat öeldigi, et kui lähed metsa, siis laula, no näed, mõtled lihtsalt liila, laala, liira, laara või ajab hundid ära, nagu öeldi, et oi, vaimsust pole olemas, kui vibratsioon langeb inimesel, sest ta ei mõista seda, aga näed, et see tegelikult tõstis vibratsioonid ja ta nägi ja suhtles olenditega, lubas kõrgematel olenditel enda juurde tulla. Ei olnud niisama. Ja ongi, me mõistame seda alles siis, kui me oleme selle õppetunni kõrgusel. Muidu on lihtsalt liiri, laari, look, et lihtsalt ma ei tea, peletab loomi vist või niimoodi nagu ma olen kuulnud õpetajate poolt. Seda, kuidas tehti maha vana Eesti rahva traditsioone ja uskumusi. Ja nagu ma ütlen alati eestlaste puhul, nagu see raamat tõigi mulle, eestjuured on väga vaimsed, väga kõrge vibratsioon, väga vaimne. Et nagu vaimsuse juures kardetaksegi seda maailma, mis iganes, et on lollusi ka sellel teel, nagu ongi, et miks öeldi, nagu laste tarkust hoiadati, ära üldse tegele, ära üldse võtta, ei viitsi maa seal, hein on vaja võtta, nüüd lähed mingi lollustega kaasa, et kui ei viitsi tegeleda, et siis öelda, ei üldse ära kasuta, sest tõesti see maailm on ohtlik, et nagu me praegugi räägime mingitest teemonitest, et seal on siuksed asjad, parem mitte üldse uks lahti hoida, aga siis mis on tulemus? Siis me lihtsalt tuleme nende olendite lollitada. Me ei tea ja me ei tea ka, kuidas neile vastu astuda. Me ei pea kogu aeg nägema, me ei pea kogu aeg ingiterapiaks saada, me peame endaga hakkama saama. Me peame saama teada, mis meie elus toimub ja küsida oma teejuhtide käest, oma kaitseingli käest, miks me teeme, kuhu minna, mida teha. Selleks on meil seda vaja, seda kogu õpetust. Ja lähme siis veel viimased. Kroončakra, peaingel Metatron. Tume lilla, mõte ja tema vastas on teemon, mis on ka nagu uhkus. Seda oleme kõik kuulnud. Uhkus ajab upakile, kangus käima käpakile. Vana eestlane teadis ka seda. On uhkus. Ja tema vastas on, tegelikult tema sõber või nii-öelda, on see alaväärsus. Keskpunkt on siis seal nagu tolle oli auväärsus ja uhkus, see on ju päris siuke. Tegelikult ei saagi inglid, ei saa ju ka aidata ju teist inimest, kui sa uhke oled. Või nagu ütleme, see minu õppetund ka nüüd ma tunnengi ära, oli uhkus. Tundub imelik, aga see oli uhkus, see oli tume tunne, uhkus. Ma läksingi uhkus, oma iluga uhkeks ära. Hakkasin teist maha tegema, üleolev. Uhke, see läks, või oligi vaja tajuda selle nagu aspekte, aga see läks ära. Kroončakra õppetund, ilu, see oli mul uhkus. Ja see lause, mis siin on ma olen imeline. Ma alati kirjutan ka teistel. Ma olen imeline, see võtab teistel inimestel uhkuse maha, võtab selle enese tähtsustamise maha. Vahepeal inimesed pöörduvad ingliteraapia, nad on nii ennast täis, et nad mõnikord ei suudagi, aga see imeline võtab maha selle enda ületähtsustamine, aga samas ka selle enda alatähtsustamise. Nagu mõned tulevad, nad pea ennast mitte millekski ja kellekski vabandavad ette taha, aga kui mina talle, nagu see lause, sa oled imeline, siis ka tema see alaväärsus läheb maha. Nagu see teine tume, et see teine äärmus, et see nagu siis toob selle keskpunkti, et me üldse saaks suhelda, et me saaks teha ingliteraapiat, et ma olen imeline ja näe ennast imelisena, et sa oled ime ja et see imeline, et sa usuks, et sa oled nagu päike, kes särab,
kes kannab seda valgust ja see valgus kirkab teiste inimeste peale. Sa oled valgus, sa pead uskuma, et sa oled jumalik valgus, sa oled ime. Sellepärast oleme siin tagasivaates meditatsioonis täitnud ennast valguse jumaliku kiirgusega ja kirganud seda valgust kogu maailma ja inimeste peale. Et ma oleks imeline, et ma oleks särav, kiirgav päike. Sa ei saa tumedad tunded ligi, sa oled puhas, sa oled kerge ja räägid maailma kohta. Räägib siis peaingel Metatron, see on ühtsus teiste inimestega koos olemine ja siis kõik see edasi. Selle peaingliga tegeled, ta oli inimene kunagi, tegeled, kui soovid teha kroonsakra õppetunde. Jäänud on siis jumalik tšakra, peaingel Gabriel, meie tänane aitaja ja siin tema vastas on siis vihkamine. See on vihkamine. See koll. No ja temal on, seda ei olnudki see, ta on nagu see sügav, mitte viha, vaid vihkamine. Vihkamine. Ja siis on need laused. Ja jällegi ongi, et ma olen see, kes ma olen. Kelleks sa nimetad? Ma olen Jumalanna, ma olen päike, ma olen see, kes kiirgab valgust, ma olen see päike, kes särab. Et need kaks olid, vaata need sarnased, see imeline juba ja siis see sära tuli need lause ette. Ja need on seotud, et sa usuks, et sa oled see, kes sa oled. Nagu Jumal tuleb alati ütleb, sa oled see, kes sa oled, kes sa arvad, et sa oled. Ja nüüd me jõudsimegi siia, maadlesime ära selle lausega, selle teemaniga ja tulebki Jumal. Ja selles sakras me räägime Jumalaga, lase Jumala lausele endasse tulla. Siin raamatu lõpus olid ka mul Jumala soovitused täiuslikuks eluks. Räägi Jumalaga tihti, see on kõigile näed. Loomulik, võimalik, vanad eestlased tegid seda metsas suure vana tamme juures. Jumala lause tuleb sinuni ja sa kuulad teda. Ja Jumal ütles meile näiteks tänaseks kõigile kallid lapsed, ole valguses, ole armastuses, ole helduses, ole õnnistuses, kuni sellest saab sinu elu valdav ja imeline osa. Ole see, kes sa tegelikult oled ja sa oled. Ja siis sina ütle siin oma, kes sina oled ja mina ütlen oma, mina olen Jumalanna Melodia Samia Terje. Mul olid nagu pisarad silma, see Jumala lause, ma kirjutasin ka näed endale üles, kirjutasin teile. See on teistsugune, selles on teine energia ja selle sa tunnedki ära. Sa kirjutad selle samuti üles ja loed seda nagu siis, kui on vaja. Ja sulle tuli see teadmine. Sa ei peanud olla selleks olema nagu kirikus on märtrid või midagi teissugust erilist või kordumata või nagu kirik püüab öelda, et ainult osadele valitutele on see võimalik. Ei, sinule, minule, kõigile täna rääkida Jumalaga, küsida lauseid, mida tal meile täna on öelda. Ja nagu see lause oli valguses, ole armastuses, ole helduses, ole õnnistuses, kuni sellest saab sinu elu valdav ja imeline osa. Ole see, kes sa tegelikult oled. Ole võimas, ole majesteetlik, ole leedi, ole vägev, aga ole ka rahulik ja inspireeriv. Ole õnnelik, särav ja ilus. Ole imeline. Need on ingliterapeudile laused. Võimas, majesteetlik, leedi, vägev, rahulik, inspireeriv, õnnelik, särav, ilus, imeline. Majesteetlikkus ja leedilikkus tuleb alati ingliteraapiaga kaasa. Ingliterapeut ongi võimas, majesteetlik, daam, leedi, samas vägev, rahulik, inspireeriv ja ka õnnelik, särav ja ilus ja imeline, sest see käib sellega kaasas. Nagu inglid on imelised ja sellel teel. Ingliterapeut võiks ka endale kas või nagu vanasti tikiti, andi raami. Sellised 3 sõna nagu armasta, aita ja austa. Teised ei saa seda teha.
armasta, aita, austa. Et inimest aidata sul peab olema armastus inimkonna vastu, tema vastu tekkima selline mitte füüsiline, ma ei räägi siin erootilist füüsilist armastusest, vaid tingimustest armastust, kõrgemast armastust. Armasta, aita ja austa. Austa inimest, austa ennast. Austus oli minu õppetund. Nagu, et vaata, kust ma alustasin ja kuhu ma nüüd olen jõudnud. Ja läbi nende ingleteraapiatega ma olen austanud ja armastanud inimesi ja aidanud. Ja näed, kõik see, mis sa teed teisele, teed endale lõpuks, ma teenin ju enda karmat heaks. Endale münti ja sulge seda üleval, aga see ei tohi olla eesmärk. Ma ei hakka seal neid taga ajama, ma ei teinud seda tegelikult selleks, et seda saada. Ma tegin seda hoopis teisest sügavamast vaimsusest ja kõrgemast soovist inimesi aidata. Ja läbi selle saavad kantud nagu minu enda patud ja karmad. Aga need poleks mul siin midagi õppida ju. Need peavad olema meil kõigil. Ja selleks on üldse vaja ingled, et meid aidata sellel teel, kui me jänni jääme. Nagu mind oli vaja aidata. Et ingled pidi ütlema, et see kelp Taavi pidi mulle kanaldama, et kinnitada mulle seda, mis ma kuulsin, et ma usaldaks ennast seda, mis ma kuulsin, et hormoonid ja kelp. Ja et minna edasi. Et minna siis järgmise kohta õppetunni. Ongi, et muretsega homseb. Et teeme ühe ära, siis saad natuke hingata ja siis tuleb uus probleem. Aga tänu sellele me saame siin imelises maailmas olla. Nagu see on see, siin on ainult võimalik torti süüa, kallistada, musitada, abielluda, lapsi saada. Seda imet, jõulud, romantika, aastavahetused, kõik see on siin. Ja see looduse lõhnad, samblabel istume, see mets ja pohlamõrd, see on ainult siin. Kui poleks keha, inglid ei saa seda blessingut, ei saa vaimud, ei saa muud olendid, ainult meie. Seda tugevat, füüsilist, kõrgemat, kõikide meeltega katsutavat, tuntavat, mida annab meile keha. Seda saame ainult siis. Seega ongi, vaimsus on tore. Ja see on, aga sinna ei tohi uppuda, nagu jumal ütles, ärge laske vaimsusel nagu õhupalliks pea suureks teha. 2 jalaga maa peal olek tähendab seda, et sa oled jalad samblas ja allika vees ja jood. Et sa oled siin ja kohal, aga samas võtad selle kõik arvesse. See on see tasakaal. Tasakaal, et kui see oleks püsti, tasakaal, kui see oleks pikali. Jumalik tasakaal ongi näed jälle must ja valge. Igal pool olid omad äärmused, igal pool oli üks ja teine ja duaalsus, nagu öeldakse maailm, ja viid jälle keskpunkti. Ja jälle inglite palve, ingel Gabriel ilmub see ette, juba esimesel meenutab sulle see palves olek. Keskpunkt, ole keskmes. Palveta, mine ei tähendagi muud, ka ole tasakaalus, ole keskmes. Et siialt näed sa seda tõde, kuidas see õppetund läbi teha. Ja siis oligi armasta, aita, austa, aga võib-olla tegus on armastamine, aitamine ja ausus. Ausus. On ka need laused sinna juurde. Mul on nad niimoodi siia pandud nagu natuke nagu näha. Et siis armasta, armastamine, aita, aitamine, austa, ausus. Ja Olga oli see, inglid räägivad niimoodi tihtipeale nendel lausetega, mis lähevad nagu reemi või nagu iga asja kohta on nagu tulnud need laused, aitamine, austamine, need sõnad. Iga sõnal on, näed, oli see sõna ja tegu. Tuleb pärast alles mõte, sõna, tegu. Ja kui inimesega siis tegeled, siis alati teda kiida, innusta, inspireeri. See viib edasi. Kiida ja inimesel alati mõtleb need 3 asja, kui sa oled terapeut. Kiida, innusta, inspireeri. See ongi sinu eesmärk, et on need tumedad tunded, ta peab nendega maadlema, aga meie keskendume ikkagi kõrgemale teele, kõrgemale võimalustele, mida tema saaks siin kogeda. Ja meie eesmärk ongi seda kiita, innustada, inspireerida, et minna edasi. 13, ma vaatasin, näed, inglise, et on üles tõusnud meistrid, näed, märk. Ja inglimärgid meeldivad mul ikka. Mingi hetk ongi vaatad ainult kella, aga siis näed neid. Need on jälle ka inglite märgid ja andsid täna märki, et oleme selle ringi peal siis. Et
aga me siis veel teeme ka täna oli siis, me keskendume endale, õppisime need tšakrad, kirjutame neile laused ja proovime need uuesti, siis nüüd täidame, ütleb neid meditatsiooni osa veel kiiresti küll, meil läheb täna natukene üle, aga see on meil see viimane asi nüüd. Kujuta nüüd ette, hinga tegelikult jah, ilmased sügavalt sisse ja välja. Suru jalad kenasti maha või nagu sa istud, oled siin ja kohal ja praegu keskendu oma maaühendusele. Näe teda ja saada talle nii palju valgust, et ta oleks tasakaalus, et täna saadad sinna palju kuldset valget valgust. Lubad tal olla tasakaalus. Näed teda ilusana, kujutad teda ette, endas, kujutad ennast ette, enda või kas sa jalgadest luba sellel pildi lihtsalt tulla oma maaühendust. Kujutad ette ja saadad talle valgust. Kujutad ette oma juurtšakrat, imeline, punane. Oi, mis värvid, nii ilusad nagu habenelkide värvid, ma alati ütlen, on see. Ja ta meenutab mulle, habenelkis on nagu lill ja siis ta nagu pulsib ja siis siuksed nagu ääred on ja igal ühel võib olla erinev. Ta võib nagu muusika või sa näed teda, et ta oleks kenasti, saadad sinna veelgi heledamaid toone, saadad sinna kuldset valget valgust. Temaga oleks kõik korras. Tsakraaltsakra, näe seda imelist oranži värvust, see on no, nii soe nagu ema-üsa või nagu muna, oleks muna sees. Ja see imeline valgus tuleb. Näed, ja saada sinna kõike veelgi enam kuldset valget valgust. Kujuta ette oma päikesepõimikut, see imeline kuldne, oi kui ere, valgus. Ja näe seda veel kiredana. Saadame sinna tuuma kohe selle valge kuldse valguse, see kollane läheb nii ilusaks ja heledaks. Ta on hästi suur ka, ta on tegelikult kõige suurem tšakra minu jaoks, mina näen nii. Sina usalda seda, mida sina näed. Endal ja teistel. Alati usalda. Igal ühel meil natuke erinev, tuum on õige, kõik on sarnane, aga natuke erinev alati. Südametšakra. Näeme seda ilusat värvi. Saadame sinna hästi palju valgust, kuldset valget valgust ja näeme, kuidas ta veelgi enam suureneb. Ma näen, et see valge valgus läheb sinna, see muutub mul roosiks, kus on imelised kroonlehed, need rohelised. Ja ma hoian seda pilti ja mul tulevad nägemused kleitidest, lilledest, sellest värvist. Usalda sina oma nägemusi, kui tuleb või tuli teiste tšakrate juures. Tuleb välja, et võib tulla, mul tuli siin. Nüüd kurkutšakra, see imeline, sinine. Paneme sinna kuldset valget valgust, ta muutub nagu seafoam, nagu see merevaht, nii heledaks, ilusaks, siniseks, nagu ma kuulen nagu näkineiu häält, merekarbid, imeline meri tuleb, imelist häält, mis laulab. Ja lendlevad kleiti ja selles samas värvis ja valge topp ja sinine kleit, seelik. Nii ilusad. Vaata, mida kõrgemale läksime, siis nägemused hakkasid tulema. Kolmas silm. Kulmude vahel. Lillakas, helelillakas värv. Saadame sinna palju valgust, kuldset valgust. Ta läheb heledamaks, ilusaks. Oi, kui ilus ta on valge lillaga ja kirgab ja näeb. Võid tunda pitsitust, kui ta avaneb, ta läheb mul hästi nagu tumedamaks, heledamaks ja pulseerib ja on täpne ja terav. Ja ta puhastub ja on selge ja avatud. Saad alati sinna valgust, kui soovid, et sa soovid näha. Et olla selgelt nägemisega sina peal, kutsu pühaingel saatkjel ja
puhasta seda tšakrat, saada sinna iga päev valgust ja sa oled väga hea selgeltnägija. Nagu me ütlesime, see on ingliteraapia, selgeltnägemise kursus. See käib sellega kaasas, et näha, tajuda, tunda, teada. Kroontšakra, kuid ette seda krooni nagu lootusõis või vesiroos, imeline helelilla ja me saadame sinna veelgi enam valgust, nii et ta muutub väga valgeks. Ja ta on avatud, sealt tuleb kohe kiir välja ja läheb Jumala juurde ja saadame sinna veelgi enam valgust ja Jumala juurest tuleb imeline valgus meie juurde. Ja nüüd kujutame kohe ette ka seda järgmist tšakrat, mis on me peast väljas. See on täiesti valge nüüd juba, see sama valge, see moodi, mille me täitsime, see on nagu, ma näen teda kerana, nagu pulseeriva päikesena, ta on kuldne, aga samas nii hele, kõik läheb valgeks. Näeme, et me oleme valguses ja nüüd olemegi otse ühenduses Jumalaga, et see kiir läks siit kroontšakrast ja läheb otse üles Jumala juurde. Jumala juurest tuleb nagu sellest jumalikust tšakrast läbi see valgus meie kroontšakrasse ja meie kehasse. Nagu ka kolmandast silmast võiks läbi lasta, siis me teame, mis seal on kohe nagu vastu ja siis laseme oma kehasse. Nagu salvestame siit ära, me ei pea rääkima. Kui me nüüd näiteks minul tuleb ka osa siit nii-öelda suust välja või ma kasutan kurgutšakrat, et rääkida, aga muidu täidame ka oma keha kõik selle valgusega nüüd ära. Kogu keha on täis seda valgust, kõik meie tšakrad, kõik on täis seda jumalikku valgust. Et see oli siis teadlik, selle valgusega täitlemine Jumalast valguse võtmine ja muidu tavasituatsioonis me läheksime siit siis edasi, et siis avaksime selle nagu väravad ja lähme ingliteraapia tasandile. On jälle see, et kujutame ette seda loodust, taimi, puid, lõhnu ja läheme sinna imelisse kohta. Oleme seal niisama, võib-olla ka mõnikord, nagu täna üles vaimselt, lihtsalt niisama. Me tegime palju tööd ära ja me võime seal ka lihtsalt puhata, midagi imelist kogeda, et alati ei pea siis endale ka mingid ülesandeid võtma või nagu, et ennast ei aitagi ainult teisi, ainult tegeled seal. Ka vahepeal võiks lihtsalt olla seal imelises meditatsiooni kohas. Täna me sinna sügavale ei lähe, sest me hakkame lõpetama, muidu ma jääks 45 minutit magama, silmad kinni oleks kaamera ees ainult. Aga et siis oleks seal võimalik siis edasi minna ja siis nagu me oleme siin vahepeal meditatsioonide läinud ka siis vaadata neid raamatuid või mis iganes veel edasi, mis iganes sa tahad, nagu võtta ülesanne, siis olekski, et kui me nüüd saadame selle järelvaatame, siis sa teed selle uuesti need tšakrad ära, aga lähed ja küsid endale need laused. Et ma nüüd andsime, vaata, me tegime need läbi, vaata, nagu teed endale ka sellise tabeli. No need on need tšakrad, on ju, paned ühele poole, teisele poole paned need teemonid, see ülesanne nendega võidel ja vahele paned need laused, millega nagu sa tegeled või mille vastu, sa võid muidugi endale kirjutada ka välja, millega sa tegeled, mis on selle õppetunni osa ja selle vastu lause. Ma ei saa teile kõike ka näidata, ja sellepärast siin neid vist ei ole. Oma hinge ei tohi vaata kõigile näidata ka. Ja siis siin on siis inglid, kellega siis nagu nii-öelda siis konsulteerida siis, kuidas abi saada. Nagu siin oli siis tšakrad, inglid, lause ja siis teemal, nagu kes annab sulle siis tegelikult seda tumedat õppetundi. Ma olen öelnud ja inimesi hirmutanud sellega, sellepärast need teemonid ongi olemas. Et nad on ka miks Jumal lubab neis? Et need teemonid on sellest märgist, et meil anda neid katsumusi ja raskusi ja õppetunde. Muidu neid ei oleks. Vot siis. See ka nagu, jah, vot. Aga me ei tohi neisse sukeldada, me ikka tegeleme inglitega ja kutsume neid siis enda juurde, et ongi, kui siin on nüüd uhkuid, kutsume peaingel Metatroni ja vaatame, kuidas sa saaksid mind nüüd aidata
ja mis laused ütleb, kirjutan ülesse, panen tasku ja teen iga päev tööd endaga. Või annan selle lause kellegile, kirjutan ülesse, kes minu juurde tuli ja vajab abi. Et sinagi oled nüüd valmis tegelikult teisi inimesi aitama, kui me oleme selle teraapiaga nii kaugele jõudnud. Et alati võib teisi, kui ma olen andnud ülesanded aidata, proovida teisi on nagu lihtsam, kui jääd jänni, ei tule välja. Nagu Jumal alati ütleb, tegelikult see on näed lihtne, et vanad eeslased said, laulad, kõike teed, peaksid saama. Kui ei saa, alati võib kohtuda siis meistriga. Nagu, et nüüd olekski järgmine siis samm. Meil on veel tunde, nagu teooria osas, üks on kindlasti veel, aga et kohtuda ingliterapeutiga. Et jääd kuskil nagu ma ütlesin, et minagi palusin nagu teise abi, et lepime kokku kohtumise. Et nii ka kõik teie, kes te kuulete praegu siin, kuulete pärast järgi, kuulete pärast, ma panen ka nagu e-poodi, tuleb see müüki võimalik või nagu hiljem, vaatad need ära, siis võid minu juurde pöörduda ja võtta ühendust ja saame kokku ja saan aidata selles, mis sul on abi vaja, et paremini näha, kuulda, tajuda inglid, saada ingliterapeudiks. Aga see ei ole ka eesmärk omaette, nagu et tegelikult on kõik teooria antud ja kui sa saad inglitega ühendust, siis tegelikult tulevad sul ise need vaimsed õpetajad, abilised, kes aitavad sind nagu vaimsest maailmas. Ainuke probleem on selles, kui ei näe või ei saa ühendust või ei saa jääd jänni kuskilt või nagu mul see teine samm oli, vajad ainult kinnitust. Et ka teine näeb seda, milleks minul käest jättis, teine nägi ka seda, mida mina, et ma ei mõelnud, et ma olen hulluks läinud või mõtlen selle välja või ma lihtsalt unistan või mul on hea fantaasia või ma kirjutan nagu raamatut või et kes ma kirjanikuna nagu võib olla väga hea fantaasia või võid selle kõik välja mõelda. Et siis oleks nagu teine inimene juures, kes sulle lihtsalt ütleb, et jaa, mina näen ka nii, natuke teiste sõnadega, tuleb alati natukene, nagu võtabki, ongi arvesse intellekti, et kasutada neid nagu, mis sa oled elus näinud asju, aga tõde on kõik üks, et inimene räägib, aga lõpuks nagu, kui ma olen teinud seda, et tõde on kõik üks, et info on üks, et natuke inimene kasutab teisi sõnu, aga point jääb samaks, nagu see tuum on alati üks. Ja teine inimene saab olla kinnituseks, et aidata sind. Et samas ongi, et nagu ma saangi, et ma saan nagu avada ja õnnistada, ma tean, nagu oma energiaga ja ütleme, et see, et mul on, kui minul on, ütleme, et rätsetäppa juures on ju väga hea rätsepaks õppida ja et ta oskab seda, ta on nagu teatud nipid läbi teinud, et tema juures on nagu lihtne, kitarri on õppida ka ja lihtne inimese juures, kes seda väga hästi oskab. Ta on nagu ringid peale teinud, aga tegema pead sina ise. Ise pead sa lõpuks aru saama, kuidas mängida. Sinu käed peavad seda tegema. Nii on ka ingliteraapiaga. Sa pead leidma oma viisi, oma tee, ise rääkima inglitega, ise olema nii kõrges vibratsioonis ja olema see, et teine saab nagu käe kõrval sinna viia, aga lõpuks oled sina ise. Ja siis tekib küsimus, kas see on see, mis ma tegelikult tegema pean. Et selleks me tegime ka need kaugravid siin vahepeal, kui me rääkisime, et kui keegi ei ole neid vahepeal teinud, siis selleks oligi, et ma saaks nagu vahepeal öelda, et äkki see, mille poole sa püüdled, polegi see, mida sul on vaja. Et ingliteraapia öelda. Samas jälle, ingliteraapia, nagu me räägime, või nagu ma lähengi edasi, seda kõike, mis me oleme teinud, võib iga päev ise endale teha. Alati. Et siin ei pea aitad ennast ja oma teisi ja võib-olla mõnda inimest tänaval, kes sind väga liigutab. Ja siin võibki see asi piirduda. Siin võibki see asi piirduda. Et sa hoiad ennast terve või nagu vaimseltki, et sa tead, mis sa tegema pead, kuhu minema peab, inglitega rääkima, aitad oma lähedasi, mõnel määral teed. Et selleks on seda kõigile inimestele vaja. Et siin ei ole vaja, et sa ei pea kohe, et ingliteraapia võib olla iga päeva elu osa. Et ollagi näiteks see vana eestlane, kes läks tamme juurde ja rääkis Jumala ja inglitega. Et olla elu osa. Et inglid on nagu ongi kõige juures. Inglid on kõige juures ja aitavad meid vaimsuse teel.
et nagu ma ütlesin, mõnedel võib seal olla hoopis massaaž, nagu ühel ma tahtsin öelda, et tuli, et võt tema järgmise samm, ta peab massaaži tegema. Temal on niisugune massaaž, mõnest võib saada loomaarst hoopis. Kes meil on olnud siin. Ja mõni ongi ingliteraapia, see ongi seal näha, et see ongi seal ja mõnel on näiteks hoopis midagi muud. Et ongi vaimsuse tee nagu, et seal, no ütleme nüüd, ma räägin mitte teist, aga ma olen nagu näinud, et oli, ma olen seda teinud nagu füüsiliselt, oli näiteks üks oli tegelikult nõiatee oli. Ja siis saingi tead seal ka eriliselt on olnud haigjaid, on olnud neid, kes on tulnud pühendama ja vaimsuse leiavad näiteks mere puhastamisega või looduse. Ilmselt siis ta merebioloog või midagi sellist oleks see amet üldse. Et sellega tegeleda, et siis me liigumegi need jälle selle külluse tee poole, et tegelikult vaimsuse teel nagu tööd ikkagi lähevad meil külluse tee poole, et seal on ka mingid ülesanded vaimsuse teel ja ka neid tasub siis oma inglitelt küsida, mis on minu vaimse tee ülesanded. Nagu alati juba kõik õiged asju küsima. Mul oli näiteks raamat kirjutada, inglitoad teha ja ma nagu teengi neid kogu aeg ja ükskord oli see, et ingligrupi pidin tegema, inglipoe, päris suured asjad, need on seal vaimsuse teel ja neid ma teen ja lähen muidugi nagu edasi. Mis on sinu ülesanded vaimsel teel? Mida sa oled tulnud õppima? Mida sa teed? Milliseid raamatuid, inimesi sa pead veel kohtama sellel teel? Keda nägema? Nagu need on väiksed pärlikeed, mil sa saadki jälle selle me lähme selle vaimsusega, kuna see on põhine ka järgmiseks korraks, me lähme sinna tee peale nüüd. Ja et see tulebki, et järgmine tunnis on veel sellest vaimsusega, kus me teeme siis selle meditatsiooni, kus me lähme ja näeme seal neid kerasid ja valguseid, et mis on need, mis on minu ülesanded vaimsusel teel. Pean oma lubadus üles kirjutama, see tuli inglitelt, ma nagu nägin nii kõvasti seda, et see oli see kord, et seda kõike mõista, järgmine kord me lähme sinna, et läheb veel edasi ja siis tuleb mingi teema veel juurde, mida inglid annavad nagu, see ongi, et vaimsuse tee ülesanded, et tuleb see sama meditatsioon nagu sarnane, mis me oleme teinud, et lähme sinna tee peale ja teeme selle läbi.